tervist, diskirahvas! Olen hetkel siis Kadiisi külje all Rocca discgolfi rajal ja näitame teile kohe, missugune see raja täpselt välja näeb. Mängisime suurema kambaga, aga selle eest jätame teile natukene parimad visked. Head vaatamist! Vaatame, kes see siis meil märgib. Nii, Marus sai selle loosi õnne endale. Ja eile vabatahtlikult täna maksti kätte selle eest. Esimene rada on selline. Siit otse üle, korv on seal. Rada number 2 on par 302 meetrit, paremat kätt on vesi, et tagantkäega lähenedes peab ettevaatlik olema, sellepärast tuleb niimoodi safe visata. Killa peale poole maale. Ai. Ei ole. Rada 3, par 4, 150 meetrit. Siin tuleb arvestada, et kõik kõnniteed on OB-d, siin näeme Alarin teeb väga ilusti. Oi, kui hea skip. Nii, Aivar. 4. rada, par 301 meetrit, OB vasakul kõik jõgi, paremal pool D on siis Hazard ja hakkame mängima. No. Tuleb laks ära või? Ei tule. Ja Hazardit ka ei tulnud. Nii, rada number 5 on kõige sõna otseses mõttes saare rada, 80 meetrit, par 3, ümberringi ainult vesi ja väga otseses mõttes saare peal. Nii, rada number 6, par 3, 77 meetrit, tuleb visata üle selle järve, kõik on OB, meil on paremad käed, kuskil on drop zone, kui läheb vette ja üle korvi, kõnnitee on ka OB. See on korvi all. Jep. Nüüd plaksutame kõik. Vähes keik. Andres. 7. rada, par 3, 70 meetrit. Ütleks, et selline sirge tuleb navigeerida mõne puuga, aga täiesti okei. Peaks olema tehtav meile kõigile. Ja ta jääb kinni sinna. Salva. Ja on. Äkki see puu ongi seal korv. Rada number 8. See rada on nüüd selline, kus esimesed 80 meetrit sellest 105 meetrist on korralik puustik, nagu me siit näeme. Sahker-mahker, aga Aivar teeb väga hea viske parema poolt. Ja, 2 meest on ilma puudeta saanud. 9. rada, par 3, 73 meetrit. OB on ümberringi vasakul olev kõnnitee ja paremal on selline aed ja hakkame mängima. Märksa parem. Puu taha. Sa ikka käima ennast. Rada number 10, par 3, 71 meetrit. See on siis üks väheseid radasid, kus mingid erilisi kohtasid ei ole, et lihtsalt viskad eeskäega keskele ja ongi olemas. Nii, korv number 11, par 3, 84 meetrit. See on otse. Sõiduteed kõik parema pool on OB, pikalt on OB, vasakul on mängitav, aga ilmselgelt sinna aia taha keegi ei taha minna. See skip oli küll õnnetu.
number 12, vasakul kõnnitee on OB, vesi kõik on OB. Ja meil on ka drop zone olemas seal putka kõrval kuskil. Et 122 meetrit ja par 3. Sina ja taga käsi. Mis nüüd juhtus? Esimese korda sai üle. Rada number 13 on silla alt. Ja tuleb mängida, korv on seal põõsast taga 67 meetrit. Ilusa kajaga. Rada number 14, OB on vasakul tee ja paremal vesi ja korv on 100 meetri kaugusel. Seal on küll hea eeskuju. Hästi taru. Nii, rada number 15, par 3, 110 meetrit. Sirgelt tuleb visata. Meil on mõned jalutajad, kes tahavad jalgu jääda. Aga ei ole hullu. OB on ainult vasakul vesi ja paremal aed. Distantsi tuli ikka väga korralikult. 100 peale umbes. Nii, rada number 16, 98 meetrit, par 3. Kõnnitee on, vasakul on OB ja paremal on OB ja korv on meil seal otse ees. Visata tuleb tikk sirgelt. Korv number 17, par 3, 76 meetrit. Korv on otse ees, vasakul on kõik hasard, paremal on kõik OB. Noh, see töötab ilusti. Tule välja, sul on veel kettagi, Raiko. Läks. Rada number 8, par 4, 205 meetrit. Korv on kaugel. Meil on tegelikult puu peal on väike mando, mis on ka kaardi peal olemas. Ja seda tuleb mängida. Korv on meil kusagilt sealpool. Vasakul? Ei. Paremat. Ja hakkame mängima. Kõik oskab isita. See raiskus kannab. Kuule, läheb jätad. Aga kus korv on? Oi. Kõrgele läks, muidu oleks... Kõik okei. Ei! Selline see rada siis oli. Loodan, et teile meeldis ja kui siia satute, siis kindlasti ka külastate. Ja kui te juhuslikult ei ole juba vajutanud, siis kindlasti vajutage ka telinuppu. See on suht minimaalne, millega saate minu kanalit toetada ja järgmise korrani.